Me lähtusime Seminari tänava asukohast, mis on hästi tore, et tal on ühes otsas on linna absoluutne keskus ja teises otsas on selline linnamets või park ja Seminari tänav on täiesti nagu joonlauaga tõmmatud kahe asja vahele ja meile tundus väga kohane kasutada sedasama üleminekut kesklinnast linnametsa, et teha seda natukene sujuvaks ja mõeldes seejuures inimestele, kuidas inimesed jalutavad sealt, et kuidas nad lähevad kesklinnast metsa poole ja kuidas nad metsast tagasi tulevad. Et ruum nende ümber aegamööda muutuks siis vastavalt. Inimeste jaoks on oluline detailsus linnaruumis ja praegusel tänaval seda ei ole, seal on palju ühesugust asfalti. Me mõtlesime, kus hoida jalgrattaid, kuidas liigelda jalgratastega, kuidas käia jala, kuidas teha tervisejooksu, kuidas pidada piknikku. Kõik sellised pisikesed võimalused, mis tegelikult üleüldse väga palju ei nõua, aga mis peaksid olemas olema seal ja mis peaksid vihjena inimesi kutsuma nendele tegevustele, et see oleks hästi oluline. Rakvere on hästi tore väike linn ja seal on ju hästi lihtne tegelikult jalgrattaga või jala liigelda, aga võib-olla on väga palju selliseid inimesi, kes peaaegu istuksid rattasadulasse, aga siiski seda tänases olukorras ei tee. Et natukene neid toetada ja neile tingimusi luua, sest tegelikult vabas õhus neile meeldib liikuda ja sporti teha või niisama jalutada. Üks eeskuju oli kindlasti meie enda kogemused. Me oleme käinud näiteks elanud nii Hollandis kui Taanis mitmed meist, et me oleme kogenud sellist jalgratta ja inimsõbralikku linnaruumi. Ja me püüdsime seejuures arvestada Eesti tingimustega ja Eesti ruumiga, et see muutus, mida me sinna planeerime, et see ei oleks liiga järsk ja liiga ennenägematu, et temas oleks midagi tuttavat ja samamoodi, et see muutus ei oleks nii tohutu suur, et see tunduks meile üle võimete käia. Ma arvan, et tuleks kindlasti seista nii-öelda nõrgemate eest, sest kui linna planeeritakse liiklusstatistikast lähtuvalt ja liiklusstatistika tegelikult tähendab, et loetakse autosid, aga näiteks mitte jalakäijaid või jalgrattureid, et siis see tähendab, et me planeerime linna autode jaoks. Aga küsimus on selles, kuidas planeerida inimeste jaoks ja kuidas ratturite jaoks või ükskõik, kes sõidab rula või rulluiskudega. Tänavaruumis on väga palju asju, mille kujunduse on keegi välja mõelnud ja neid võib-olla niisama kõndides ei märkagi, aga kui ringi vaadata, siis iga lambipost, lambi valguse värvus või lambi kõrgus või lambi valgustuse post ise või mis seal küljes on, kõik see on kellegi otsus ja ma arvan, et need otsused vajaksid täna palju rohkem tähelepanu, sest nendest pisikestest, hästi pisikestest otsustest tuleb see suur ruumimulje, mis meil on, kui me tänaval kõnnime. Ja tänav on kindlasti see koht, mis ongi inimese jaoks linn, sest sinna sa satud paratamatult, sinna sa pead iga päev sattuma. Ja on hästi oluline, millise mulje see ruum sulle jätab, kas ta on väga tehniline, kas ta on väga pragmaatiline või praktiline või sa tunned, et ta kutsub sind või on sinu vastu sõbralik.